sai loodud üks maja, püüdsime tekitada täpselt sellist situatsiooni kuivõrd see võimalik oli, et nagu renoveeriks ühte eelmise sajandi alguse kuskil 1900 ringis maja ja püüaks sellest vormida välja sellise nädalalõpu maja. Välisilmes sai kasutatud selliseid materjale ja selliseid laudisprofiile, värvitoone, mis seda perioodi iseloomustavad. Maja otsaseina, kus aknaid ei olnud, ütleme niimoodi, et ka kunagi võis olla aken, aga nüüd me kasutasime selle hoopis ära nii, et me tõstsime soojustusega seina sissepoole ja saime tekitada välja sellise väikse kuurikapi, kus me saaksime hoida reha ja pange ja kus on spetsiaalne veevõtu vooliku kraan, mis on väga uus mudel, et ta ei külmu ära, saab sealt vee välja lasta lihtsalt. Kuurikapi usteks said siis liugmehhanismiga korallpunased kalasabamustris laudisega sellised suured uksed, mida me saame lihtsalt lükata kahele poole ära ja täies mahus saame seda kuuri kasutada. Kogu maja välislaudises sai kasutatud 3 erinevat lahendust. Üks senine oligi koos veelauaga selline puusakõrguselt jooksev karniis, mis jookseb akende alt tavaliselt läbi, mis aitab rõhutada maja horisontaalsust ja siis olid see natukene moodsama laudisega ja siis oli veel erinevate profiilidega laudisega seinad. Ja oli siis hööveldatud laudisega ja väikse profiilservaga ja olid laudised, kus olid ainult selline peen saetud pind, mis võtab hästi värviligi, jääb hästi külge ja ma arvan, et loodusele paneb see pind väga-väga hästi vastu. Siselahenduses püüdsime siis nii palju idee poolest ümber teha, nii nagu meile tunduks, et võiks elada kaasaegne noor pere, aga mitte ei teeks seda nüüd päris nagu linnakodu, vaid et see kokkuvõttes võiks välja kukkuda selline mõnus, natukene moodne, natukene vanamoodne. Uusi detaile, vanu detaile, värvilahendused, sellised päris tänasest päevast, mõned lahendused natukene vanemast ajast, naturaalsed värvid, naturaalsemad toonid, laudpõrandad, kivipõrandad Vivareki lahenduses, natukene maalitud puitpõrandad. Elutoa osas sai tehtud selline nagu läbimurre suuremast majast. See sai siis kujundatud sellise suvetoana, selline natukene nagu veranda moodi, natukene lilli, natukene sellist elutoalikku varianti nii-öelda päris mööbliga. Ruumi kütmiseks sai toodud väga teistsugune, väga eriline. Algul pani see kulme kergitama, et mis asi see nüüd on. Selline erikujuline ahi. Aga lõpuks, kui ta kohal oli, siis ta nägi välja päris huvitav. Sai ta väga palju tähelepanu messil. Välja näeb selline mitte moodne, mitte vana, aga seestpoolt on ta niimoodi kõrgtehnoloogiline, et kui teda kütta, siis ta läheb väga kiiresti soojaks ja väga-väga kaua hoiab sooja sees ja on väike. Köök sai püütud teha selline suur avar, otse väljapääsuga õue, sinna ette tekkis selline terrassi moodi ala. Ja sellega külgnesid siis märjad ruumid, saun, duširuum, väike WC. Ja teisel pool seda elutuba siis oli magamistuba. Praegu see lahendatud üks kitsas ruum,
küll kabinetiks, aga see võib ka olla lastele toaks või kuidas iganes. Elutuppa sai valitud Tarmeka mööbel, aga katteriieteks sai kasutatud Circle Fabricsi poolt moodsaid kangaid, mis tänapäeval on sellised, et sa võid selle diivani viia ka õue, jätta vihma ja looduse meelevalda. Ja samas on ta nagu nii meeldiv materjal, et selle võib ka tuua tuppa ja sa tunned, et ta on selline mõnus ja et ta ei ole selline välimööbli kangas. Ja siis olid seal veel ühed madratsid ka sellise riidega kaetud, mida saab õue tõsta, panna terrassi põrandale ja see riide materjal seal peal on siis Maria Flora kangaga siis kaetud, mis ka võib siis jääda vihma kätte ja mõned mööblitükid sai ka siis loodud eeskujuks võttes eelmise sajandi või isegi üle-eelmise sajandi mööblit ja püütud teda siis natukene tänapäevastada, need nõndanimetatud lüpsipingi moodi ja väikse seljatoega liidi ees istumise. Moodne nimetus on taburet, aga vanasti olid nad siis mingid pingid. Seljatugi või ei ole, jalad olid neil natukene risti all. Sellest inspiratsioonist siis sai loodud üks selline tool spetsiaalse raamatute vaatamise laua ette. Sai sellistest valgetest pulkadest, mis natukene meenutas jälle võtet sajandi alguse jugendmööblist, kui olid selliste lippidest hästi õhulised mööblid, sellised vitriinid või stellaažid, kuhu paigutati väikseid nipsasjakesi, natukene lilli, jalutuskäigult kaasa toodud emotsionaalselt tähtsaid esemeid, mingi kivikene, teokarp. Osa mööblit sai laenatud erakollektsioonidest kokku, oli natukene tummisemad, hallid, üsna jässakad, tugevad tummised mööblitükid, mis siis said justkui selle verandaalale ja meenutusena siis sellest ajast, kui meie fiktsioonmaja loodi, oli siis Luteri painutatud vineeriga kerged väiksed toolid ja väike sohva, et saab ju antiigipoodidest isegi osta. Suure magamistoa juures on üks väike garderoobi nurk, sees lahendatud sellise moodulmööbliga, Paides tehtud mööbel, peitsiti ja viimistleti Teknose värvide, lakkide, õlidega. Tuli selline natukene nagu mingitest kastidest ja selliste lihtsate vahenditega tehtud moodul garderoob. Nagid ja sellised lisandid said tehtud sellised, mis meenutavad natukene eelmise sajandi algusaega, natukene juugendlik, natukene materjalid sellised, natukene sooja tooniga, vasksed või natukene kulunud metall, mööblifurnituur aitas. Garderoob sai kujundatud mitte nii tavaline, et see ei oleks selline peegelustega linnas olev kapp, vaid et oleks natukene maalähedane ja selline kerge kasutatav, natukene nagu tagasi juurte juurde, et ongi nael seina peal ja sinna riputatakse jope otsa. Jah, magamistoa põrand sai
laud põranda ja siis sinna sai maalitud teknose värvidega tulperoosid, erikujulised, eri moega, et kuna mõte oli see, idee poolest oli see maja kuskil põhjarannikul, kuskil mere ääres, et võiks olla mõne kapteni või merel kasvõi ka kalal käia maja, et siis kuidagi see kompassi ja see nii-öelda tulteroosi motiiv tundus nagu põnev ja sinna kohta nagu sobiv. Köök sai mõeldud selline lihtne variant ja sai lõpuks see veel osaliselt joonistatud ja soditud üle sellise inspiratsiooni. Kevad oli, puudel lehes ei olnud, said siis köögimööbel sai sellise veel raagus kerapajud kujunduse. Võib-olla kui oleks aeg edasi olnud, võib-olla oleks tulnud sinna rohelised lehed ka peale joonistatud. Sai tehtud selline otsus, et karkass köögimööblil oleks hästi tugev, hea materjal, laserkanditud, kvaliteetne, kuskilt vesi ei lähe vahele, kuskilt midagi ei saa paisuda üles. Ja see kevad meil oli, nagu ta meil oli, sõda, materjalide puudus, materjali kättesaadavus ja sai otsustatud, et teeme lihtsast MDF-i plaadist uksed ja joonistame nad täis ja kui tahaks, siis võiks ka selle fikseerida lakiga ja kui ei taha, võib need uksed ära pealt kruvida ja asendada nad nii-öelda siis korralikumate nii-öelda tehtud ustega. Sai siis kasutatud väga kvaliteetseid siine, pocket lükandsüsteemiga uksi, et uksed kaovad kahe seinaplaadi vahele ära, et nad ei jää meid segama. Valgust läheb kohe põlema, kui me need uksed avame. Sai tekitatud selline kodumasinate jaoks ja kraanikausi jaoks eraldi selline väike nišš ja need uksed käivad siis ette. Väga äge firma Tallinna külje all organiseeris meile siis paeplaadist suure tasapinna kööki. Kohalikust paest tehtud WC valamu ja töötasapinna, kuhu saab siis seebi ja kõik asjad panna. Imeline töö. Plaaditud sai üks sein, kuhu veepritsmed satuvad Vivarekist ostetud plaatidega ja duširuumis dušitagune sein ja see sein, kuhu siis käterette saab panna. Need olid siis ovaalidega ka võib-olla natukene sinna eelmise sajandi vahetuse hõnguga natukene käsitöised plaadid sellised ja natukene kulunud ilmega, et jäid sellised, nagu oleks seal kogu aeg olnud. Ja sellele kontrastiks siis natukene vanamoelisusele sai siis täiesti uued vola tippdisain, Taani segistid, dušid, eriti minimalistlik variant, nii et peaaegu seina pealt ei ole üldse nähagi. Sealt edasi oli siis juba saunaruum.
ja maja hoovi poolega külgneb väike terrass, mis saab kokku sauna ja duširuumiga ja WC-ga ja sellel väikesel terrassil, mis lõpeb ühe välivanniga, suure basseiniga ja seal ka läheduses on väga selline retrohõnguline Rootsis valmistatud välidušš, mis jätab mulje, nagu ta oleks ise tehtud, aga ta on väga veetlev, väga lihtne, väga selge vormiga, lihtne ja ilus. Värvitoonide valikus sai hoida pimedamates ruumides sellist, ma ise nimetan, püramiidikollane, selline soe, õhkav, võib-olla meenutus kuskilt mujalt laiuskraadilt, selline soe kollane, et sellega said siis pimedamad ruumid, meil majas jäävad nii ehk teised pimedamad ja valgemad ruumid. Suured seinapinnad, me võib-olla viibime kauem, need said siis võetud sellised soojemad hallid toonid, sellest akendest avaneva vaatega mere ääres ei ole mõtet üldse võistelda, et ainult sai hästi õrna väikese mustriga sai siis proovitud üks näide ka teha sinna peretoa seinale, et oli väike muster, kus siis oli see kahe tooni vahe oli lihtsalt selline väike, aga kogu muljena võiks ta olla selline, et ta lihtsalt, et ei ole lihtsalt rulliga värvitud pind, vaid ta on selline natukene väike säbru jookseb sees. Elutoa ja köögi ja märgade ruumide seinad said värvitud safrani naturaalsete värvidega, lubi marmorvärvidega. On täiesti puhastatavad ja kui ei ole puhastatavad, siis need värvid lihtsalt vananevad niivõrd kaunilt. Ma arvan, et me ei tohiks nagu üle mõelda seda, et tegelikult on ju see ilus, see ongi see aeg, mille pärast me armastame, osad armastavad, osad ei armasta, vana mööblit, kulunud, päevi näinud, mis annab interjöörile selle miski, mis on nii tänuväärne, nii loomulik ja näitab, et selles majas on elatud aegu ja aegu. Ei saa me üle ega ümber elektrist. Ikka me tahame ju elada tänapäevas. On olemas väga ägedad lahendused, ei pea juhtmeid vedama, võime kasutada tänapäeval akudega lampe, väga ägedad firma Nimbus Saksamaalt, kes töötab koostööga Häffelega. Me saame laadida näiteks linnas lambid täis ja kui me maale läheme, siis nad peavad üsna pikalt vastu, ega me ei pea siis 24/7 neid sees hoidma. Et on sellised akudega väga meeldiva disainiga lambid, aga majas sees lahendasime siis nii-öelda natukene kaasaegsemat varianti ja natukene vanamoodsamat varianti siis Schneideri lülititega ja pistikupesadega. Ühed olid siis krohvipealsed, kus ei taha võib-olla vanamaalinguid näiteks, kui on seintel, ei taha neid rikkuda, aga need vanad värvid on ju, nad on säilinud, mis ise nad on kulunud ja sellised natukene räämas, aga see on tänapäeval ju selline worn out interjöör või siis shabby chic, kus jäetakse nii, nagu interjöörid oleks elanud üle aegu. Et saigi siis valitud kaks erinevat lülitite varianti, üks, mis oli siis krohvipealne, kus me ei rikuks alumisi krohvikihte ja siis oli võimalus, ütleme, uuem osa, kus olid siis moodsamad lülitid ja pistikupesad, mis siis olid kohvisiseste juhtmetega lahendatud. Tahtsin viidata veel mereäärsele eluolule. Pomma on tulnud turule selliste valgustitega, mis meenutavad võrgupoisid. Nad on puhutud sellised naturaalse moega kerajad vormid ja nad on siis veel seotud shibori või nööridega ümber. Valgusega ma väga üle ei pinguta oma projektidest, et valgustust on vähe ja see on nagu selline kasutada ikkagi ära rohkem seda aknast tulevat valgust ja loomulikku valgust. Nimbus LED-valgused võtavad vähe elektrit
ja on väga kindlad, väga hea valgust annavad, ei paista silma ja on ka niimoodi, et me saame selle valguse keha ära võtta küljest ja laadida ta kuskil oma linnakorterit täis või maapiirkondades ju tihtipeale tormiga läheb elekter ära ja siis on hädavajalik, et meil on mingid alternatiivsed lahendused olemas. Need on ka sellised magnetitega tõstetavad, meil võib olla neid metallrõngaid seina peal mitmes erinevas kohas ja me saame seda ühte ja sama lampi tõsta sinna, kuhu me seda vaja on. Minu meelest geniaalne lahendus. Magamistoas sai üldiselt hoitud, vaashoitud värvikammad ja selle toa ainsaks aktsendiks peale neid maalinguid oli värviline käsitöine värvilistest klaasidest, erineva kujuga värvilistest mullidest komponeeritud lamp. Voodi juures õhtul enne magaminekut, kui me tahame natukene ajalehte või raamatut lehitseda, siis ma tegin ise sellised puidust kraanamoodi lambid. Natukene olin võib-olla irooniline Tizio lampide peale, mis Richard Sapper kunagi pool sajandit tagasi lõi, mis on muutunud disaini klassikaks, aga ma püüdsin näidata neid kuidagi teises valguses. Kunst kuulub ühe kodu, ühe ruumi juurde ja kööki sai lahendatud fiktsioonina siis umbes, et majast on leitud tapeeditükid, mis siis vormistati ära klaasi alla nagu herbaariumi leheküljed ja sai oldud asjalik, hästi täpne, viidatud siis maja pikale ajaloole ja elutoas oli kunstiks Aet Ollisaare selline natukene maavillane ja natukene ühest kangastelgede juurde kuuluvast riistapuust komponeeritud kunstiteos. Ja kabinetis või on see siis külaliste tuba või milleks iganes siis kasutada, ruumid peavad olema polüfunktsionaalsed, oli siis Sirje Petersoni maal. Ma arvan, et ma saan nagu uhke olla selle üle, et see kõik tuli minu silma jaoks tervik, et ma sain kuulutada seal oma agendat, milleks on moodsa, vanamoodsa, antiigi, tänase sellist mööbli või lahendust komponeerimine, kus on idee on vana ja lahendame seda mingis uues võtmes või siis hoopis jälle vastupidi. Et selline natukene segamini, natukene võib-olla üllatusi pakku, natukene võib-olla kohati kulmu kergitav interjöör. Minu jaoks on see nagu põnev, et see mäng ja see ping-pong uue kaasaegse ja vana vahel ja kõik see kokku peaks ikkagi lõpuks interjöör kõlama niimoodi, et see ei ole mitte tehtud eile valmis saanud, vaid et see oleks ka siis, kui mina olen lahkunud objektilt, et ta näeks välja nagu selline interjöör oleks olnud juba tükk aega, aastaid, võib-olla aastakümneid, selline nagu me seda praegu näeme. Soovitada, see on päris keeruline, et ainult lapata Pinterest ja ajakirjadest ja sellest samast Pinterest me ei näe nagu neid tervikuid. Kui te ise teete, kui te ei kutsu kedagi appi, siis püüdke ikkagi vaadata nagu tervikut, et kui te liigute ühest ruumist teise, et see ei oleks nagu väga teistmoodi. Et kui lõpuks on ruumid, siis igas ruumis võiks olla natukene midagi värvitud ja natukene midagi naturaalset ja natukene midagi uut ja natukene midagi vana, et see kõik kuidagi oleks mingi ladestunud kiht,
mingi aja jooksul, mis siis, et te tegite selle valmis, võib-olla 1 aastaga ehitasite omale selle nädalalõpumaja või suvemaja või kuidas te seda kutsute. Aga ta võiks endast sisaldada sellist nagu läbilõiget sellest majast, teist, võib-olla eelmistest omanikest, võib-olla saate renoveerida ära ka midagi, kui te alles ostsite selle maja, kui see ei ole teil päritud. Et tekiks selline rikas, jõukas intervjuu, ärge häbenege, kui kuskilt on natukene krohv katki läinud ja värv kulunud ja see on tegelikult ainult ilus ja see on ainult selline rikas, jõukas intervjuu.